Nüüd kokkuvõttes, mida siis mesinikelt teada sain? Kõik mesinikud, keda ma siin intervjueerisin, olid päris kaua mesindanud. Kõige vähem oli siin 10 aastat ja kõige rohkem oli siin 30 aastat. Ja need mesinikud siis oskasid päris hästi välja tuua, mis on need probleemid mesinduses ja mis suhe neil on siis karudega olnud. Ja võib-olla nagu siin praegult ka taru juures on näha, üks põhiline probleem, näiteks sügisel on ka siin herilased, teised putukad, kes üritavad ka nagu osa saada sellest saagist, mis siis mesilastel on siin talveks varutud. Ja lisaks siis karudele tegelikult karu ei olnud üldse top 1 probleem mesinike jaoks. Seal topis oli enne karusid ikka hulk teisi probleeme ja karu võib-olla isegi ei olnud selline tõsiseltvõetav probleem, sest et kõik mesinikud mainisid ära ka selle, et väga hästi on võimalik kaitsta tarusid, pannes siis elektrikarjuse. Ja siis üks mesinik, kes ütles, et ta on 20 aastat mesindanud. Ja kusjuures kõik need mesinikud mesindasid piirkonnas, kus karude arvukus on nagu üle Eesti siis võrreldes teiste piirkondadega kõige kõrgem, üks kõrgemaid. Ja see mesinik tõi välja selle, et väga hästi on võimalik mesindada, pannes elektrikarjused. Et nagu praegult ka siin on mul pooleli, siis vaatan nüüd, kuidas mesilased on valmis talvituseks siis. Ja päris mitmed mesinikud mainisid ka seda, et talvitumise küsimus on üks oluline küsimus, et mitte kõik pered ei ela talve üle, et see mesinduses palju olulisem küsimus karudest on kindlasti see, kuidas mesilased selle talve üle elavad. Ja selleks, et nad selle hästi üle elaksid, siis ABC nagu 3 asja on see, et tuleks neid ravida. Siia selleks on mul pandud tümooli lapp, et see siis selle lestasuse vastu aitab. Ja seda lestasust on ikkagi päris palju. Ja teine asi on see siis, et panen neile piisavalt sööta. Ja mis nendest karudest siis veel, et karudest palju suurema probleemina nähti näiteks nugiseid ja tihaseid ja siin on hauet veel. Täna on juba septembri lõpp. Vaatan, kas õnnestub mune näha. Ja mida need siis tihased teevad, on see, et tihased siis, ema on ka siin näha ilusti. Sinise tapiga. Et mida need tihased teevad, siis ongi see, et nad talvel käivad nokkimas selle ava juures. Ja siis esiteks mesilased on siis kogu aeg stressis. Teiseks, kui nad lähevad sinna ava juurde vaatama, siis tihased nopivad sealt neid mesilasi ju süüa. Ja niimoodi võib ikka mingi tihaste parv võib ikka korralikult talvel seda mesilaspere nõrgestada. Sest et kõige parem on mesilasperele, kui nad saavad talvel rahulikult ilma häirimata olla. Ja siis on nugised. Probleemiks toodi palju ka nugiseid. Ja nugiste vastu nagu aitab ka ainult see, kui sa paned
mingi mingi võrgu ümberringi, siis ei saa sealt läbi närida. Et seda videot täiendaski tegema see, et kuna riik peamise põhjusena, miks karusid kütitakse, on siis mesinduskahjustused. Aga nagu mina selles kogemuses nägin mesinikega rääkides, siis kõik ütlesid, et nemad ei näe selliseid tsirkusekarusid Eestis ja nende piirkondades. Ja need piirkonnad, kus nad mesindasid, olid ühed Eesti karude rikkamad piirkonnad. Selliseid tsirkusekarusid Eestis ei ole nende arvates. Ja probleem on tegelikult seal, et ei kasutata piisavalt siis ennetusmeetmeid kohati, et tavaliselt see karu kahjustus tekib siis, kui on üllatus, et viiakse tarud valdavalt metsa, et enamus mesinikud viivad kuskile metsa, sest mesinikud tahavad saada puhast mett. Head korjealad on metsaservades, seal on need ka alad, kus karud liiguvad ja viivad tarud sinna, aga ei pane kohe ka aedikuid ette, ei pane pauguteid, ei pane elektriaedikut ja sellepärast need kokkupuuted karudega tekivadki. Ja tegelikult, kui mesinikud ei pane nagu neid aedikuid, siis me koolitame välja neid karusid, kes siis lähevad naabermesiniku juurde ja teevad seal ka nagu võib-olla natuke pahandust. Aga ma siin rääkisin ikkagi ka mesinikega, kes mesindavad sellises piirkonnas on Lääne-Virumaa ja neil on, mõni ütles näiteks, et ilma elektriaadikuta ei ole üldse võimalik mesindada täna enam. Aga siin osad ütlesid, et neil kõikides kohtades ei ole veel nagu siin elektriaadikuid veel. Et kui probleem tekib, siis nad tegelevad sellega, aga tegelikult võiks olla nii, et peaks juba ennetavalt tegutsema, sest et kui me ootame selle karu esimese käimise ära, siis me koolitame teda ju välja. Ja need karud, kes käivad siis neid mesitarusid võtmas, et ega need ei ole kohe nuhtlusisendid, et kui me viime metsa süüa neile, siis ehk siis mesitarud viime metsa, siis me viime nende elupaikadesse need. Jah, siin on räägitud ka sellest, et mõnes maapiirkondades, kus inimestel on talud metsaservades ja põllu äärtes, et seal käivad ka karud ja ka seal ongi täpselt seesama asi, et karu näeb seda oma elupaigana ja karu liigub väga tihti oma nii-öelda lõhnatunde järgi, et kui ta sealt mingit lõhna tunneb, kui sinna aeda või kuskile aiaserva on jäetud maha mingisugused komposttunnikud või mingisugused meekärjed või vanad või siis karu tuleb tihti ja selles mõttes ta nagu ei adu seda, et seal on ka nagu inimesed, aga kui ta inimese lõhna nagu kätte saab, siis ta sealt ka nagu ära läheb. Aga miks seda videot, üks põhjus, miks seda videot ka tegin, oli see, et mesinikud saaksid aru, et see põhjus, miks karusid kütitakse, et võib-olla mesinikud ise ei teadvusta seda nii väga palju, et aga riik tegelikult kasutab neid mesinduskahjustusi ära selleks, et saaksid siis karusid küttida ja tuuakse ka, riik on ju hakanud rääkima, et alternatiivid ei aita, kuigi tegelikult aitavad, et siin see video ja need klipid on siin nagu sissejahutus sellesse teemasse, et ma kavatsen kindlasti hakata tegema lähiajal ja siin kevadel nii-öelda kontrolle mesilahtesse, et vaadata siis, et kui palju siis mesinikud kasutavad neid elektriaadikuid. Et kui me kasuta elektriaadikuid või seal ei ole näiteks elektrit sees, siis on nagu väga vastutustundetu sellest neid karusid süüdistada ja öelda, et ei ole alternatiivi. No tegelikult on kõik alternatiivid on olemas. Need on kasutamata ja Eestis ei ole sellist, julgen väita, et Eestis nagu selliseid karusid ei ole. Sellised karusid ei ole Eestis, kes oleksid nagu tsirkusekarud, et kelle vastu ei aita elektriaadikaga miski. Meil ei ole selliseid Eestis. Et on Eestis selliseid küll, kes käivad aeg-ajalt tarudes. Aga see on lihtsalt puhas juhus.
ja pigem nagu ikkagi meie endi süü, inimeste endi süü on see. Ja nimetada seda karu siis nagu nuhtlusisendiks nagu ei ole ka õige. See inimestele võib-olla, kes selle teemaga nagu igapäevaselt kokku ei puutu, võib-olla on raske mõista ja aru saada ja võib-olla tolereerivad ka sellepärast seda karujahti ja et küllap siis ikkagi on vaja, kui nad ikkagi nii palju kahjustusi teevad või kuigi tegelikult see hulk, mida karu võtab ja kui palju meil tarusid kokku on, ei ole üldse palju. Et on väga nagu mitmeid teaduslikke uuringuid kui selle kohta, et elektriaadik aitab ja väga suures ulatuses, siis seda tulekski nagu kasutada. Ja intervjuudest jäi kõlama ikkagi see ka, et mesinikud ei ole need, kes riigilt nüüd väga ootaksid, et riik tegutseks ja neid karusid tapaks või kütiks, et kuidas iganes seda nimetada on, et mesinikud lihtsalt tegelevad oma tööga ja enamus on nagu arvestanud, nagu ma ju loetlesin, et siin mesinduses on nagu nii palju erinevaid ohte, riske ja nii edasi, et nagu siin näeme, et siin on erilased on ümberringi selle taru ümber, et nagu nuhtlus ja erilased siis või et tegelikult neid ohutegureid on nii palju, et ei ole nagu karud ainukesed ja karu ei ole üldse seal kõige suurem sellest, et kuna karu on kaitse all, siis tänu sellele mesinikud saavad ka tegelikult kompensatsioone riigilt päris palju. Ja nii mesinikud siin ka ütlesid, et nii-öelda kahjuhüvitisi saadakse päris heldelt ja ma ise olen ka siin arvutanud, et kui nagu see mee müük ja mee hind ja kõik see kokku arvestada ja sa arvestad seda, kui palju saaks ühe taru eest riigilt kompensatsiooni, kui siin karu käiks, siis no mul oleks palju soodsam see, kui karu siin käiks, võtaks mõned tarud, eriti need, keda sa võib-olla üle talve ei tahagi viia. On sellised nõrgad pered või mis iganes pered, et ei ole mesinikud niimoodi nõudmas suurelt riigilt, et nüüd nende pärast peaks neid karusid küttima. Et ei poolda nagu mesinikud seda karude valimatut küttimist. Et täna see karude küttimine ilmselt ei ole see, mis seda probleemi lahendab. Ei ole aru saanud, et mis tingimustel ja miks karu seda taru läheb siis ette võtma, et ühes piirkonnas, kus ma olen näiteks päris mitu korda karusid pildistanud ja karu tegevust seal on märgata ja samas on ka seal tarud. Ja need tarud ei ole alati seal kaitstud. Ja et miks karu siis läheb ja võtab, et kui ta võtaks seda alati, sest ma tean, et karud nendest tarudest kindlasti möödub. Terve suvi on näiteks üks pesakond elanudki ühes piirkonnas, kus on mesitarud ja kus on ka karud toimetavad igapäevaselt. Terve suvi, kogu suvi praktiliselt sügiseni välja. Ja seal ei ole probleemi olnud. Ja see on loodusmaastikul, metsade keskel, et mis on need tingimused, miks karu läheb, et see on põnev teema, mida peaks ka uurima, et me võib-olla täpselt ei teagi nagu ja ei oska ka mina öelda, aga fakt on see, et kui karu võtaks alati, siis meil oleks täna ikkagi palju suurem probleem kui praegu.